Kui sul on mitu seadet, näiteks 4 turvakaamerat ja sa soovid, et nad kõik oleks ühenduses ühes võrgus ruuteriga, salvestiga või juhtimiskeskusega, siis sul on vaja Switchi. Tere, mina olen Reijo ja täna vaatame lähemalt sellist huvitavat ja üliolulist vidinat nimega Switch ja räägin teile täpsemalt, mida silmas pidada, kui soovid endale ühte sellist soetada. Alustuseks võtame ta pakist välja ja viskame pilgu peale, milline ta täpsemalt välja näeb. Välja näeb ta selline, väga pisike ja kompaktne. Tagapaneelil on meil standardne 48-voldine toide ning ülepingekaitse. Siin on ka DIP lüliti, mille juurde ma tulen kohe tagasi. Esipaneelil on meil siis kokku 6 pesa. Vasakul pool on 4 PoE porti, millest üks on High PoE võimekusega. PoE ehk Power over Ethernet tähendab siis seda, et seadme toide liigub läbi võrgukaabli ning High PoE võimekus laseb meil kasutada ka võimsamaid kuni 60-vattiseid seadmeid ehk üldjuhul kasutatakse neid PTZ ehk pöördkaamerate jaoks. Niimoodi pakist välja tulles suudab see Switch internetiühendust edasi kanda seadmetele kuni 100 meetrile kiirusega 100 megabitti sekundis. Küll aga, kui su seade on kaugemal kui 100 meetrit, siis tulles tagasi selle tagapaneeli juures olevale lülitile, siis selle sisse lülitamisel saame pikendada võrguulatust kuni 300 meetrile. Sel juhul langeb kiirus 10 megabitile sekundis. Kui nüüd edasi minna, siis väljundpesadeks on sellel isendil 2 RJ45 porti, mis tähendab seda, et saad kas siis juhtpaneeli, salvesti või ruuteri ühendada võrgukaabliga kuni 100 meetri kaugusele kiirusega 100 megabitti sekundis. Kindlasti üks oluline teema Switchi valimisel on see, et kas ta on manageeritav või mitte manageeritav. See Switch siin, mida ma käes hoian, on mitte manageeritav ehk lihtsalt plug and play, mis tähendab seda, et enne selle kasutamist sul ei ole vaja mitte midagi üles seadistada ja üldjuhul nad on ka palju soodsamad. Manageeritavate Switchidega on meil suuremad turvavõimalused ning rohkem kontrolli seadmete ja andmete edastuse üle. Näiteks saame igat porti seadistada täpselt nii, nagu ise soovime. Kui sulle aga tundub, et sellest jääb natukene väheks, siis mul on siin ka natukene suurem isend. See Switch on juba 24 pordiga ja selle võrgu ulatus on samuti kuni 300 meetrit. Panen mõlema Switchi e-poe lingi ka siia video alla kirjeldusse ja sellega mina tänaseks lõpetan. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani!